Tere! Minu nimi on Piia Tiigemäe ja oleme tulnud Rebase tallu. Rebase talu on õunu kasvatanud juba 25 aastat ja meie aias on 1000 viljapuud. Aga seal, kus on palju viljapuid, seal on ka alati neid, kes tahavad nendest viljadest osa saada. Need on kahjurid. Et kahjuritega paremini toime tulla, selle jaoks on välja mõeldud feromoonpüünised. Tere! Mina olen Estelle Unt Baltic Agrost. Olen Baltic Agro koduaia meeskonna liige ja müügiesindajana siis üle Eesti liigume ringi. Võimalusel ka nõustame ja aitame klientidel teha häid otsuseid. Feromoonpüünise töö põhimõte seisneb selles, et siia sisse on asetatud feromooniga immutatud kapsel, mis on siis selle kahjurliblika, emasliblika lõhn. Ja see meelitab isased siia lõksu, siin on liimiplaat, kuhu nad liimuvad lihtsalt kinni ja ei teki uut viljastatud põlvkonda. Jäävad uued kahjurid sündimata nii-öelda. Oleme siia laua peale valmis pannud väikese spikri, millises järjekorras võiks feromoonpüünised üles riputada. Õunapuude õitsemise ajal võiks üles riputada õunamähkuri püünise. Kui õunapuud on õitsenud või veel väikesed õied on küljes, siis õunakoi püünis. Ja juulikuus võrgendkoi, kuna võrgendkoi kahjurite väljapüüdmine on meil ennetus uueks kevadeks. Sest võrgendkoi muneb oma munad suvel puutüvele ja kevadel kooruvad nendest ussikesed, kes ronivad siis puu otsa kahju tegema. Feromoonpüünise kokkupanek on päris lihtne. Selles pakendis sisaldub kõik vajalik. Siin on papist majakene, feromooni kapsel, liimipõhjad ja kinnitusvahendid. Kui majake kokku panna ja liimpõhi siia sisse panna ning sellele kinnitada feromoonkapsel, siis näeb see välja selline, et me hiljem teaksime, millise feromoonpüünisega meil konkreetselt tegu on, siis kirjutame peale, kelle püünis see on. Antud juhul on meil tegemist võrgendikoiga. Ja saamegi tööle minna. Püünis on hea riputada üles õunapuu kas läänepoolsele või lõunapoolsele küljele. Ja ta peaks olema sellises kohas, kus ta oleks päikese eest veidi kaitstud. Natukene okste alla. Kui oled feromoonpüünis üles riputanud, siis kindlasti mine vaata seda paari päeva pärast. Kui püünises on palju putukaid, vaata üle, kes need on, tuvasta. Kui sinna enam liimpõhjale ükski kinni ei jää, siis vaheta see sisu.